röövin, jookse! Sa pead mind aitama! Mida sa teed? Mida sa teed? Vajan meditsiinilist abi. Aitäh. Ma esindan ennast milles? Ma olen segaduses, mis tegelikult toimub. Ma paluksin, et karistuse osana annaksite mulle 5 minutit lukustatud ruumis selle teemaniga. Süüdistatavad, kes esindavad end ise, pereliikmed, kes püüavad väidetavate tapjate ja lasteahistajate kallale minna, advokaadid, kes karjuvad kohtunike peale, mõned isegi arreteeritakse kohtusaalis. Viime teid kohtusaalidesse üle kogu riigi, kus olukord muutus kaootiliseks. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Alustame Beaumontist, Texases, kus mees süüdistatakse kohutavates kuritegudes, mis on seotud laste seksuaalset väärkohtlemist kujutava materjaliga. Tal oli kohtus 2026. aasta aprillis tõeline kokkuvarisemine. Sõna otseses mõttes ta minestas. Vajame meditsiinilist abi. Aitäh. Christopher Smith arreteeriti pärast seda, kui töörühm sai väidetavalt vihje, et jagatakse väidetavat lapspornot. Politsei sõnul said nad Smithi konto andmed enda kätte ja leidsid väidetavalt 10 fotosid ja videoid sellest, kuidas lapsi väärkoheldakse. Kohtudokumentide kohaselt laadis ta üles ka fotosid ja videoid iseendast, mis väidetavalt aitas politseil nende kahtlusi kinnitada. Aprillikuu kohtuistungil püüdis advokaat Smithi kautsjoni vähendada. Kohtunik oli selle määranud $800,000, kuid kui kohtunik Smithilt küsis, hakkas ta kõikuma. Kas olete abielus või vallaline? Nagu ma oleksin abielus. Härra Ta on abielus. Kohtunik. Kas tal on lapsi? Kas teil on lapsi? Okei. Kas te elate koos oma abikaasaga? Kas te elate koos oma abikaasaga? See on see. No. Isegi praegu, kui see on. Esimene võte. Ma kannan seda endaga. Jah, see tema näol. Hirabi. Aitäh, palun. Ei. Jah, me oleme jälginud umbes 80 tundi. Ta minestas, täpsemalt öeldes. Me läheme otse eetrisse, härra. Raadio. Lihtsalt istuge. Palun vabandust. Kust ta veritseb? See pole isegi tema nägu tabanud esimene kohtunik. Õnneks! Ta ei teinud seda, aga ta lõi talle näkku esimesena nii või naa, raadio ei edasta. Vajan meditsiinilist abi. Aitäh. Jah, ta veritseb. Jah, sellest kosmoseasjast, olgu, vandekohus on väljas. Kõik! Läheb. Hinga! Seda? Smith võeti kaasa, et saada ravi võimaliku murtud nina tõttu. Kohtunik otsustas kautsjoni summat mitte vähendada, jättes selle $800,000 peale. Pole selge, kas Smith suutis piisavalt raha kokku ajada, et vabadusse pääseda, kuid tema juhtum on praegu käimas. Järgmisena oleme San Diegos, Californias, kus TikToki staar, kes mõisteti süüdi oma võõrdunud naise ja tema sõbra jõhkras mahalaskmises, ei suutnud oma mõtteid karistuse määramise ajal endale hoida. Ei, ta ei suutnud. Ta läks isegi karjumismatšile oma endise naise õega. Mis see sinu jaoks on? Mis see teadmiseks on? Tead, mul oli käepael. See ei lähe odavalt, kui sina esimesena odavaks lähed. Vabandust teie aukohus, aga see tunne ajab mind tõeliselt haigeks. Lähme siis natuke tagasi. 32-aastane Ali Abu Laban oli TikToki staar, kellel oli peaaegu 1 miljon jälgijat. Ta kolis koos oma naise Annaga läänerannikule, kuid nende suhe muutus väidetavalt mürgiseks, kuna mõlemad süüdistasid teineteist petmises. 2021 aasta oktoobris palus Anna Abu Labanil nende luksuskorterist välja kolida. Seega läks ta hotelli elama. Aga ta tuli tagasi, et paigaldada oma väikese tütre iPadile pealtkuulamisrakendus. Ja kui ta hiljem kuulis pealt, et Anna oli koos meessõbra Rayburn Baroniga korteris, tormas Abu Laban relvaga kohale ja tulistas neid mõlemaid mitu korda. Ta helistas nii hädaabinumbrile 911 kui ka oma emale ning läks siis tütrele kooli järele. Ta peadati ja arreteeriti Kirtee ääres. Vaatamata sellele, et sotsiaalmeedias paistis nende suhe õnnelik ja armastav, paljastasid Abu Labani nädalade pikkuse topeltmõrva kohtuprotsessi ajal tema enda häälsõnumid,
kui paljud oli hakanud oma naist vihkama. Sinu väikesed hoorasõbrannad sooviksid, et neil oleks selline mees nagu mina. Nad sooviksid, et neil oleks selline mees nagu mina. Nendel lastel pole isasidki. Isegi Juunia ütles, et sa oled mu tütrele nii kuradi hea inimene. Ma olen kuradi parim mees, keda sa kuradi kohanud olen. Ja sina oled kõige lollim kuradi mees, kellele ma oma elu olen pühendanud. Sa oled kõige lollim. Kuradi hea, et meil pole kunagi õdist last olnud, sest sa oled nii kuradi rumal. Sa paned Julia ja tema lapse meie enda tütre ette. Sa paned Claire'i, sa paned kõik teised. Sa paned selle kuradi transnaise meie enda tütre ette. Sa paned ta oma mehe ette. Sa oled nii... Sa oled nii loi. Sa valid poole nende inimeste kasuks, kellele sa üldse korda ei lähe. Ei, nad ei ole sinu jaoks olemas. Naudi oma väikest kuradi igavat poissõpra. Naudi oma väikest kuradi James Wymanit. Naudi oma väikseid ekse. Kuradi endised, tere. Sa oled minu kuradi. Ma tahan sind. Sa värdjas. Kuradi ja kohtuprotsess kulmineerus sellega, et Ali Abu Laban ise astus tunnistaja pingile, et proovida oma tegusid kaitsta. Mu relv oli käes ja järgmisel hetkel ma tulistan ega suuda peatuda. Ma lihtsalt tulistan. Ma tulistan. Ja ma olen ise kehmunud. See on nagu ma vaataksin, kuidas see juhtub. See on nagu ma oleksin oma keha kõrvalistmel. Ma ei suuda seda peatada. Ja ma kuulen, kuidas Anna karjub ja nutab. Ma ei mäleta isegi, et ma Annat tulistasin. Ma mäletan ainult, et jooksin tagasi esiukse juurde ja haarasin ukse käepidemest. Ja siis see tabas mind. Ma mõtlesin, kas see tõesti just juhtus. Van der Koes leidis, et Abu Laban on süüdi 2 esimese astme mõrvas. Ja tema karistuse määramine oli see, kus asjad tõesti käest ära läksid. Tema kaitsjad püüdsid väita, et prokuratuur käitus valesti. Seega tuleks kogu juhtum tühistada. Ja Abu Laban polnud rahul sellega, mida prokurör selle kohta ütles. Süüdistatava reaktsioon näitas kindlasti süüst teadlikkust. Kui ma tema küsisin, kas sa rääkisid kunagi härra Edwardsiga, tema vastus oleks pidanud lihtsalt olema ei. Kui ta tõesti ei olnud kunagi Ryan Edwardsiga või ühegi teise vanglas viibiva kinnipeetavaga mõrvadest rääkinud, oleks tema vastus olnud lihtsalt ei. Aga see ei olnud tema vastus. Ta reageeris hoopis vihaselt. Ta ütles mulle, kas see on mingi vangla koputaja, kelle kohta sa minult küsid. See näitab tema süüd, sest ta teab, et ta on neid väited esitanud ja teed need avalikuks. Seega on täiesti mõistlik, et ma neid küsimusi küsin. Jah, sa ajad jama. Olgu, lase ma teen ühe asja selgeks, eks. Nüüd, vabandust. Kui tekib mingi segadus, siis tead, kuhu see välja viia. Hästi. See juhtub ainult üks kord. See juhtub praegu. See ei juhtu enam. Ja ma pean silmas ka teid, härra president. Aitäh. Kohtunik lükkas tagasi taotluse uueks kohtuprotsessiks, mis tähendas, et järgnesid kannatanute ja lähedaste avaldused teo mõju kohta. Ja just siis tekkis karjumine Abu Labani ja tema endise käli vahel. Kohtunik andis Abu Labanile ka võimaluse sõna võtta, millest ta täielikult kinni haaras. Sellel 2021. aasta 21. oktoobril olin ma oma elu kõige halvemas füüsilises ja vaimses seisundis. Ma olin haige, kannatades ravimata raske vaimuhaiguse all, mis oli kombineeritud laastava narkosõltuvusega, mis viis mind narkootikumidest põhjustatud psühhoosi seisundisse. Sel hetkel reageerisin ma tahtmatult ja impulsiivselt, vastu oma paremat äranägemist, kui sain teada, et Rei on romantilises suhtes minu naisega. Ja selle eest palun ma vabandust. Mul on kahju, et ma sel hetkel ei olnud vaimselt piisavalt tugev, et end kontrollida. Mul on kahju, et minu kohutav tegu tol päeval põhjustas Rayburn Maroney ja Henry Marie Obonwa teenimatut surma. Minu partner, minu parim sõber, minu tütre ema ja minu eluarmastus. Ma häbenen seda, mis juhtus. Ma olen muserdatud selle kahju pärast, mida olen põhjustanud Anna perekonnale, Rei perekonnale ja oma perekonnale. Kui ma saaksin seda kõike tagasi võtta, siis ma kõlfleksin. Kui ma saaksin sellesse päeva tagasi minna, oleksin läinud LA-sse kohe hommikul, nagu ma algselt plaanisin. Ma oleksin andnud Annaga selle ruumi, mida ta soovis ja oleksin kasutanud seda aega, et keskenduda abisaamisele, mida ma nii väga vajasin. Ja ma langeksin põlvili ning paluksin Annat andestust. Anna andeks, et mu tähelepanu hajus.
et lasin oma ärevusel ja ebakindlusel mõjutada oma mõtteid ja käitumist Anna ning tema sõbra suhtes. Andestus selle eest, et kasutasin kokaiini kui ravimit ja jäin selle tõttu sõltuvusse. Et jätsin oma kohustused sinu ees, Anna, kui sinu abikaasa ja oma kohustused isana hooletusse. Ja et lubasin narkootikumidel muuta mind arvetuks, tühjaks, kestaks sellest mehest, keda ta armastama hakkas. Nende tegurite tõttu kaotasin oma poja ja nende tegurite tõttu kaotasin arvestuse. Mul on sügavav kahju teie kõigi pärast, kes olete viimased 3 aastat kannatanud. Kardimestele, oma enda perele. Rei ema ja isa ees. Mul on täna kahju selle pärast, mida olen teie pojale teinud. Jordana ja tema õdede vendade ees. Mul on väga kahju selle pärast, mida olen teie emale teinud. Ma tõesti soovin, et oleksin saanud Ray tundma õppida nii, nagu teie kõik teda tunnete. Nii, nagu tema sõbrad teda tundsid. Ja nüüd näes, kui järjekindlate kõik selle kohtuprotsessi tema toetuseks kohal olite, ei ole mul mingit kahtlust, et Ray oli hea inimene. Maailm on tõesti kaotanud suure inimese ja sellepärast on mul väga kahju. Ma soovin, et seda poleks kunagi juhtunud. Ann-Marie perekonnale, keda ma endiselt armastan ja pean oma perekonnaks. Mul on nii palju, mida tahaksin öelda. Anna ema Amalia ja Ron, te usaldasite mulle oma tütre kaitsmise, aga ma vedasin teid alt. Ma soovin, et mul oleks midagi enamat pakkuda kui vaid vabandus. Ma soovin, et oleks mingi viis seda parandada. Mul on tõesti väga kahju sellest, mida olen teinud Annale, tema vanematele, õdedele, vendadele, tädidele ja onule. Ma tunnen need kohutavalt. Anna oli tigi erilisem. Anna oli tigi jõusam naine, keda ma kunagi kohanud olen ja ma tahtsin temaga kogu oma ülejäänud elu koos veeta. Teda armastada ja hoida, mitte kunagi talle haiget teha. Teda toetada, mitte maha teha, aga ma ebaõnnestusin. Olen siiski tänulik, et mina ja Anna saime lapse. Väga armas tütretütar, kelle üle mõlemad meie pered võivad rõõmustada. Usun, et armastus ja vaim, mida Anna hiirgas, elavad edasi. Minu armsa tütre kaudu. Kui sa oled piisavalt vana, et seda näha, siis palun ära süüdista ennast. Mitte miski sellest ei ole sinu süü. Sinu ema armastas sind väga ja mina armastan sind ka väga. Sa oled kõige tugevam tüdruk, keda ma kunagi tundnud olen ja ma olen selle üle väga uhke. Ma vandan kõige eest, mida minu rumalad teod sulle maksma on läinud. Selle eest, mis on sinult ära võetud. Mul on kahju, et sa pead kasvama üles mitte ainult ilma oma emata, vaid ka ilma oma isata. Ma häben. Aga just sellepärast püüan ma iga päev ennast parandada, otsida rehabilitatsiooni ja loodan, et ühel päeval saan sinu juurde koju tagasi tulla. Sest sinu igapäeva elus eemal olemine hirmutab mind. Austatud kohtunik Freemanile, tahan teid tänada selle eest, et olite kogu selle protsessi vältel minuga äärmiselt õiglane ja andsite mulle võimaluse end kaitsta. On tõeliselt kahetsusväärne, et hoolimata veenvatest tõenditest, mis näitasid, et see oli kirekuritegu, jõudis vandekohus siiski sellise otsuseni. Ja nad oli naisanud selle tegemise kindlasti aega. Tõsiasi, et ma veetsin tunnistaja pingil rohkem aega, kui vandekohus kulutas minu saatuse üle arutlemiseks, on väga muret tekitav. Tegelikult ütles vandekohtu esimees ise Fox 5 Newsi reporteritele, et mõned vandekohtunikud tahtsid valida teise žürii, kuid ülejäänud vandekohtunikud avaldasid neile survet, et nad seda ei teeks. Ma arvan, et see räägib enda eest ja teeb selgeks, et mõistlikku kahtlust ignoreeriti teadlikult ning õiglus ei olnud nende otsuse peamine ajend. Selleks oli kättemaks. Aitäh! Ja nüüd ei jäägi mul muud üle, kui veeta ülejäänud elu vanglas. Surm vangistuses. Väga aeglane ja venitatud surmaotsus. See tähendab, et ka 50 aasta pärast, kui ma peaksin veel elus olema, ei kaalutaks ikkagi minu vabastamist. Ma ei arva, et see on õiglane. Eriti pärast seda, kui on selgelt välja öeldud, et mängus olid narkootikumid ja alkohol.
ja lisage siia veel pruudusetus ja vaimne haidus. Ja sul ongi retsept katastroofiks, selline, kuhu igaüks võib sattuda. See juhtus minuga ja ma ei suuda seda ikka veel uskuda. Anglasse saatmine ilma lootuseta kunagi välja saada tundub ausalt öeldes nagu mind saadetaks põrgusse. Ja see on hirmutav. Ja ma ei arva, et see oleks õige. Isiklikult usun, et kõigil peaks olema võimalus tingimisi vabaneda, sest kõigil on võime muutuda. Kuid siiski on minu eesmärk kanda oma karistust eeskujulikult, osaleda kõigis rehabilitatsiooniprogrammides ja olla teistele vangidele positiivseks eeskujus. Ja ma teen seda kõike oma parimate võimete piires eesmärgiga ühel päeval turvaliselt ühiskonda tagasi pöörduda. Ja lõpuks kõigile teistele avaldan ma oma südavaima kahetsuse kogu südamest. Sa oled metsik. Mul on kahju. Soovin teile teigile tulevikuks rahu, tervenemist, armastust ja külluslikku rõõmu. Ma jätkan palvetamist, et võiksin teie andestuse ära teenida. Aitäh, hei! Sa usud ikka veel, et see on afekti kuritegu? Sina. Usud seda ikka veel? Lõpuks mõistis kohtunik Pullaboni 2 järjestikuseks eluaegseks vanglakaristuseks ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks, lisaks veel 50 aastast kuni eluaegse vangistuseni tulirelvaga seotud raskendavate asjaolude eest. Nüüd oleme Pontototsi maakonnas Oklahomas, kus seekord ei kaota närvi mitte süüdistatav, vaid hoopis advokaat. Rob B. Hopkins sattus seadusega pahuksisse juba veebruaris. Ta esindas lapse ema hooldusõiguse vaidluses. Et juba istungi alguses peale oli olukord pingeline. Kui Hopkins püüdis oma seisukohta esitada, sattus ta tülidesse nii kohtuniku kui ka vastaspoole advokaadiga. Olgu, kui te võtate selle avalduse välja ja ütlete mulle, millise lõigu juurde minna. Ja jälle. Siin. Julian Krameri vandeavaldus, mis on lisatud kohtualluvuse vaidlustamise ja menetluse lõpetamise taotluse toetuseks. Mis lehepülg see on? Lõigud A, B, C, D ja E. Julian Krameri vandeavaldus. 3. lõik, lapse elukoht. Sünnist saadik on OQV elanud pidevalt ja ainult koos. Vastuväide. Vastuväide. Kas ma võin oma põhjendused esitada? Ja, härra. See on kuuldusele tuginev ütlus. See on teie vandeavaldus. Leia C. osaspordist. Tasa. Ta on korduvalt vahele seganud ja sa pole teda kordagi noominud. Tasa. Lase tal vähemalt oma mõtte lõpetada. Ma pole suutnud ühtegi mõtet lõpuni mõelda. Lõpetage oma lause, teie au. Ma hindan, et vandeavaldus on kaebusele lisatud, kuid see jääb siiski kuuldu põhjal antud ütluseks. Ma esitan vastuväite, kuna ma ei saa seda ristpüsitada. Teate, see ei ole tunnistaja, see on hageja iste. Mul on hea meel, ma ei tea, kui kaua härra Palmer on siin olnud, ma ei tunne teda, aga olen kindel, et kauem kui mina. Ja ta on esitanud jurisdiktsioonilisi argumente ilma kliendi kohalolekuta. 1 või 2 korda, olen üsna kindel. Härra, teil pole aimugi, kui kogenematu ma olen. Härrased. Lubage mul öelda, mida ma arvan. Mind frustreerid, et teie klient ei ole siin. Mind ka. Ärge katkestage enam kohut. Mind frustreerib, et teie klient ei ole siin. Mind frustreerib teada saada, et tema vastu on välja antud vahistamismäärus, mis võib olla põhjuseks, miks ta siin ei ole. Ma ei tea. Ma ei olnud oma väitega veel lõpetanud. Ja mina ei olnud oma avaldusega veel lõpetanud. Sa segasid jälle vahele. Ära viska oma, mina tegin. Ärge visake seda. See kukkus pingilt maha. Palun lõpetage ebatõeste asjade rääkimine, proua. Härra, teil on tuba täis tunnistajaid. Mul on. Ma panin selle maha. Ma tõesti panin selle maha ja see kukkus maha. Ja see pole lahendatud. Ja rahunesin maha. Ma ei ole ärritanud. Ja ma ei vaidle. Sa ei lase mul oma seisukohta esitada. Mul ei ole nägu punane, proua. Ei ole. Meie kohtureporter ei saanud kirja, mida me mõlemad ütlesime. See on sama selge kui päev, et see naine ei ilmu selle kohtu ette, sest tal on varguse eest vahistamismäärus. Vastuväide, see on kuuldustel põhinev. See ei ole tõsi ja sa oled valmis. Ta oli relvastatud. Härra, astuge tagasi. Mina ja astuge tagasi mina.
Nad tulistasid minu pihta. Ma ei pane seda selga. Ei, me peatume. Kohtu korravalvurid lähenesid Hopkinsile, kui kohtunik andis märku. Ta tunnistas ta kohtupõlgamises süüdi. Kao mu silme eest. Inimesed minu elus. Sa käitud. Ja näed. Ja kao mu silmist. Vaata mis. Sa. Siin. Miks? Sest oled kohtu vastu otseses lugupidamatuses. Ta karjus mu peale. Ei, ma ei ole. Sa ei öelnud isegi, et ma olin. Ja otsene. Ei, ma ei mõista kohut. Ma kutid. Aga ma tundsin end selle inimese poolt väga ähvardatuna. Ma ei karju ega lärma kohtus. Ma pole seda selles kohtusaalis kunagi varem kuulnud. Sel hetkel süüdistab Hopkins kohtunikku selles, et ta sihib teda, kuna ta on transsooline mees. Ja sealt edasi läksid asjad väga kiiresti allamäge. Ära tee mulle haiget. Ära tee mulle haiget. Mine järjekorda. Kas sa viskad üle? Vastupanu. Ma ei osuta vastupanu. Pane käed sellega. Ära osuta vastupanu. Sa tead täpselt, mis toimub. Kas sa ei taha sinna poole kõndida? Ma ei saa kõndida. Mind visatakse maha. Ütle lihtsalt sellele ohvitserile, et ta läheks alla ja kõnniks sinna poole. Ei, istu maha. Ära haara minust kinni. Sa ei tohi mind võtta. Mida sa teed? Mida sa teed? Mida sa teed? Sa murrad mind. Sa teed mulle haiget. Ma veritsen. Sa torkad mind. Maha. 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 Ma ei saa hingata. 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 Tõsta käed üles. Ma ei saa hingata. Hinga. Ma ei saa hingata. Ma ei saa. I can't breathe. I can't breathe. Lisapolitseinike kehakaamera salvestis näitab, kuidas nad kiirustavad kohtusaalis toimuvale reageerima. Tõsta käed üles. Tee kelista 911. Keegi helistagu numbril 911. Keegi helistas mulle. Nüüd sain su kätte. Olgu, me tuleme sulle järele. Oleme tänaval. Ei, mul ei ole. Mul ei ole vaja. Mul on nüüd vaja naispolitseiniku. Tooge naispolitseinik. Tooge ja tooge kohe naispolitseinik. Ma... Tule nüüd. Head õnne. Ma ei saa püsti. Ma ei näe. Ta viskas mu prillid ära. Ma ei näe. Anna mulle mu prillid. Pane need mulle ette. Pane need mulle ette. Ma ei näe. Tõuse püsti. Ma ei... Tere, palun, anna mulle mu prillid. Ma ei näe. Ma ei ürita kõndida ja ma ei näe. Mul on vaja oma rahakotti. Me võtame kõik su asjad kaasa. Tule nüüd. Ma üritan kõndida, sa tõmbad mind. Kõnni. Anna mulle võimalus. Anna mulle võimalus kõndida. Aitäh! Ma võtan ta sinu pealt ära. Ma lähen sinuga. Võta ta minu pealt ära. Minu pealt. Sa ei taha seda enam teha. 16 keskus. Meid on 91, oleme vahi all. Ma kaotasin selle tõttu oma keha. Ma tahan teada, kas sa tead, kas sa saad magada koos kehakaameraga. Mis tema nimi on? 16 keskus. Tema nimi on Shinra, 91. Üks on vahi all. Mis on tema perekonnanimi? Mis on tema perekonnanimi? Mis on tema perekonnanimi? Mul ei ole sellist mobiiltelefoni vaja. Mis on tema perekonnanimi keskkoolis? Mis on tema perekonnanimi?
Nad hullult musitavad. Nad palusid seal üleval abi, lihtsalt viidi koos alustama. Ja siis tuli kustus ära. Üritab mu keha üle võtta, ma olen... Võitleme kohtunik Jacksoniga. Ta tormab tuppa, ta ütleb, lähme võtame ta kinni, viime ta Justice Centerisse. Near Hopkins viidi vanglasse ja talle määrati $25,000 suurune kautsjon. Mõni päev pärast kohtusaali kaost teatas Hopkins, et tema advokaadibüroo suletakse. Ja aprillis peatas Oklahoma advokatuur tema advokaadiloa. Issand jumal! Järgmisena oleme Michiganis, kus üks riigi kõige kurikuulsamaid seksuaalkurjategijaid mõisteti vangi sadade noorsportlaste vastu toime pandud kuritegude eest. Lawrence Larry Nassar. Ta oli endine naiste rahvusliku võimlemisvõistkonna arst ja Michigani osariigi ülikooli arst. Selges, et ta oli kasutanud oma positsiooni sadade tüdrukute seksuaalseks kuritarvitamiseks alates 90-ndatest, kuid talle esitati süüdistus alles 2016 aastal ja järgnevate aastate jooksul tunnistas ta end süüdi mitmetes süüdistustes erinevates kohtutes. Lõpuks määrati talle karistused, mis kokku ulatusid üle 100 aasta vangistust. Ja nagu võite ette kujutada, tema kuritegude alatus tähendas, et pinged olid tema karistuse määramise istungitel väga kõrged. Eriti kui julged noored naised astusid üles, et rääkida oma kogemustest selle arstiga. Kui uudised sellest skandaalist levisid, et tüdruk, kelle arstiks oli Larry Nassar, teatas seksuaalsest väärkohtlemisest, mõtlesin kohe ajale, kui olin 13-aastane. Lihtsalt laps. Lamasin laual MSUs. Ja sa panid oma kinnastamata käed mu tagumikule ja libistasid oma pöidla mu keha kõige privaatsemasse piirkonda. Samal päeval oli kohtus ka mees nimega Randall Margraves ja tema 3 tütart väitsid kõik, et Larry Nassar ründas neid. Ja tal oli väga raske oma viha tagasi hoida. Kohtunik, kas murelikul isal oleks võimalus midagi öelda? Balloon hitter. Me ei taha vanduda, me ei taha roppusi kasutada. Ma ei suuda ette kujutada seda viha, ärevust ja kättemaksu iha tunnet. Ja kui sul on vaja midagi öelda, et ennast aidata, olen ma enam kui valmis laskma sul midagi öelda. Aga kohtusaalis me püüame mitte ropendada. Kui sul on midagi, mida soovid öelda, tahaksin anda sulle võimaluse seda teha. Ma paluksin teid, et karistuse osana annaksite mulle 5 minutit lukustatud ruumis selle teemoniga. Kas teeksite seda? See on... Would you do that? See ei ole meie jah või ei. Ei, härra. Ma ei saa. Kas annaksite mulle 1 minuti? Te teate, et ma ei saa seda teha. See ei ole meie seaduslik. 1 minut. Ma tean. Üks minut, rahunege ära. Rahun. Võta rahulikult suvel. Lihtsalt rahune. Jah, nii et Margrave viidi kohtusaalist välja, paigutati arestikambrisse ja ootas kohtupõlguse menetlust. Ta toodi tagasi, et teada saada, millised tagajärjed teda ees ootavad, kui üldse. Kohus peab käsitlema küsimust otsesest lugupidamatusest, millesse on segatud ühe ohvri vanem, härra Randall Margrave. Härra, kas tõstate oma parema käe? Ma ei kujuta ette, mis tunne oleks seista seal isana ja teada, et 3 sinu tütart on füüsiliselt ja emotsionaalselt kannatanud kellegi tõttu, kes istub kohtusaalis. Ma ei suuda seda ette kujutada. Angie, peaprokurör ütles mulle, et sa kuulsid täna protokolli pandud asju, mida sa varem ei teadnud. Ma mõistan täiesti, kuidas see võib tekitada nii suurt viha ja raevu, et iga lapsevanem tahaks füüsiliselt haiget teha.
nii et ma saan sellest aru. aga sa pead aru saama, et see on kohtusaal ja siin me täidame ja jõustame õigusnorme. Ei ole vastuvõetav, et me vastame rünnakule rünnakuga. Selles olukorras ei ole võimalik, et see kohus määraks mingisugust karistust. Ja tõesti, mul on südames kahju sinu ja su pere pärast. Kõige selle eest, mida te olete läbi elanud. Margraavid vabandasid kohtuniku ja kohtu eest tekitatud segaduse pärast. Nüüd Larry Nassarist rääkides, teda on vähemalt 2 korral 2 erinevas vanglas rünnatud ja praegu kannab ta oma karistust Pennsylvanias. Meie järgmine pingeline juhtum pärineb Kentucky kohtusaalist. Mõrvaohvri perekond ründas tema väidetavat mõrvarit eelistungil. Jah, ma mõtlen, neil on mõned selle perekonna või grupi liikmed kinni peetud. Ma ei usu nii, mõned selle perekonna või... On September 2023 ja Jalen Forrestile esitatakse süüdistus mõrvas ja perevägivallas seoses tema kasuisa Victor Anderson seniori surmaga. Väidetavalt kägistas Forrest ta surnuks. Päevad pärast tema arreteerimist oli Forrest kohtus eelistungil. Ja kohtunik alustas sellega, et hoiatas kõiki, nii raske kui see ka poleks, et ta soovib kohtus austavat käitumist. See on avalik kohtusaal, nii et kõik on teretulnud siia istuma ja kuulama. Ma ei luba kohtusaalis mingeid väljaütlemisi, arutelusid ega omavahelisi vestlusi ning ma ootan, et kõik käituksid sobivalt. See läheb protokolli. Ja Jalen Forrest, Commonwealth Jalen Forresti vastu. Juhtumit uurinud detektiiv astus tunnistajapingile, et rääkida kohtunikule, mida ta kuriteopaigal nägi. Ja peaaegu kohe läksid asjad käest ära. Detektiiv Burns, kas te osalesite mõrvajuhtumi uurimises, mis toimus 18. septembril 2023 aadressil Broadleaf Drive 4523? Jah, olin. Rääkige meile, kuidas politsei esmakordselt sellele aadressile kutsuti, mitte teie isiklikult, vaid üldiselt. 18. septembril umbes kell 15.41 saadeti teise jaoskonna politseinikud sellele aadressile teatele, et mees on rünnaku ohvriks langenud. Nad said selle info hädaabinumbrile 911 helistanud inimeselt, kes oli rünnaku toimumise ajal ohvriga telefonis. Kui nad sündmuskohale jõudsid, koputasid nad uksele ja kuulsid seest häält ütlemas midagi sellist nagu ootage, oodake. Seejärel võtsid nad ühendust kinnisvarahalduri või hooldustöötajaga. Palun ärge laske sellel enam juhtuda. Kas soovite sinna tagasi minna? Proua. Kohtunik, kas peaksime saali tühjendama? Jah. Ei, ainult proua. Vabandan, kui te ei saa. Te võite minna. Te saate seda veebis vaadata, proua. Ja teie tirakas tütar. Proua. Ütlete. Kas me saame kohtusaali tühjendada? Hera. Hell yeah. Laku. Minge, te kõik. Ma tean, et see on raske. Astuga välja või ma karistan teid kõiki kohtu solvamise eest. Ta on kohtu solvamise eest süüdi. Ta on tagasi. Ei ole, ära muretse selle pärast. Ma rääkisin täna temaga lastest. Tal on. Mind. See on probleem. Proua. Siin ongi probleem. Kas soovite liituda ülejäänud inimestega, kes on kohtusaalist lahkunud? Kas kõik on korras? Lihtsalt ollisid mõnda aega. Ma tühjendan kohtusaani. Kõik palun astuge korraks välja. Ma tahan, et advokaadid tuleksid lähemale. Kõik võivad praegu lahkuda. Kas ma nüüd lahkun? Mida te tahate, et ma teeksin? Ära lahku. Sa ei pea lihtsalt praegu kohtusaalis olema, kuni ma saan osapooltega arutada, mida edasi teha. Isegi kui kohtusaal on evakueeritud, kostab väljaspoolt endiselt karjumist ja kohtunik peab välja mõtlema, kuidas siit edasi minna. Ma tean, et kõik on korras. Jah.
ma arvan, et teised inimesed, kes on selles küsimuses. Hei. Hey, Mark. Okay. Tütar, kelle puhul mul polnud aimugi, et midagi sellist juhtuma hakkab. Ma tean, mis toimub. Tütar, kellest nad räägivad, on tema tütar. Kui keegi ütle... Tühjendage kohtusaal. See oli teie taotlus kohtusaal tühjendada. Jah, lihtsalt, et oleks selge. Ma arvasin, et sa ütlesid, et see on nagu... Ma tõesti tegin seda. Tema. Aga ma mõtlesin, et võib-olla on kohtul vaja paremat koolitust, kuidas selliste olukordadega toime tulla. Sest jah, ma ei olnud ilmselt turvalises olukorras. Mul ei olnud, ma ei ole kindel pöörasin. Ma proovisin mitte seda teha. Ma nägin, okei. Nii et see on... Mine. Ma just nägin kedagi tooliga, jah. Ja see juhtus kuidagi ootamatult. Ma mõtlen... Meil on mõrvaprobleemid, maja kuulamised, jah. Aga neil lihtsalt pole probleemi. Nad kutsuvad ja ma ei taha sinna minna. Ma lihtsalt tahan jätkata, okei? Mine sina esimesena. Sa oled valendatud. Iis, kas sa teed seda? Kas sa teed seda? Ausalt öeldes ma isegi ei tea, mis protokoll on. Ma ei taha midagi öelda ja siis, kui keegi selle pärast haiget saab. Ma hakkan. Ma arvan, et igaüks, kes käitub ähvardavalt, võib kindlasti kohtusaalist eemaldada ja talle ei tohiks lubada. Ma ei nõustu sellega. See on vali. Ma kuulsin seda. Ma ütlen, et ma ei teadnud seda. Praegu on keegi vahi all, keda süüdistatakse tema tütre mõrvas. Algio. Kuidas te sooviksite edasi minna? Ma olen kohe valmis edasi minema. Kas sa tahad, et ma peaksin minema? Reili Gilbert, võib-olla olete teadlik. Mis? Ma tean, et on reegel. Ma ei saa kõike avalikust kohtusaalist välja visata. Aga ma arvan, et ma saan seda teha. Arvan, et sina. Saad teatud inimesi välistada ja ma kaldun seda tegema. Ja. Selle põhjal, mida olen näinud. Jah, ma arvan nii. Ma mõtlen, et tavaliselt ei ütleks ma kunagi kohtunik, ärge laske ohvri kohtusaalis midagi öelda. Aga ma arvan, et enamik... Ma ei saa kindlalt öelda, et kogu grupp. Olid kõik seotud näiteks laua ümberlükkamisega, aga enamik neist kindlasti olid. Nii et ma ei ole kindel, kes sellest osa ei võtnud. Esma reageerijad ütlevad kohtunikule, et mitu inimest võetakse vahi alla. Seetõttu otsustab kohtunik, et ta peab selle istungi avalikkusele sulgema. Lihtsalt helista mulle nüüd. Nii et see on nagu... Ma ei taha, et keegi, keda ma nägin sõnaliselt lärmakana või füüsiliselt agressiivsena tagasi tuleks. Kohtunik, ma eelistaksin, et keegi ei tuleks tagasi. Ma arvan. Nii et see on teie taotlus kinniseks istungiks. Ma arvan, et mingil hetkel ütles iga inimene seal midagi. Tõesti tundus nii. Jah, ma olen valmis selleks, et esimene inimene, kes eemaldati, ma arvan. Ma arvan, et me võime kohe alustada. Ma aitan sind sellega. Mul on nüüd kõik korras. Mida te kõik arvate? Teil on ilma minutagi palju teha. Aga kas soovite nüüd jätkata, kohtunik? Ma tahan. See istung toimub kinniste uste taga, kuid ma tahan, et kõik teaksid, et nad saavad seda Zoomis jälgida, sest ma ei usu... Nii et sa ei kavatse kedagi tagasi sisse kutsuda? Ruumi, mitte peresid, ei? Nad lihtsalt püüavad koridori tühjendada, aga osa probleemist on see, et inimesed peaksid siin sees olema. Nad lihtsalt hängivad siin ringi. Inimesed, kellel pole juhtumiga midagi pistmist, võivad tagasi tulla. Kas meil pole juhtumiga midagi pistmist? Jaa. Jaa, proua. Kentucky Registrite andmetel on see juhtum endiselt kohtusüsteemis menetluses. Tulemusi veel pole, kuid pole ka teada, et kohtusaalis oleks olnud veel mingeid ootamatuid sündmusi. Järgmisena läheme tagasi aastasse 2021, kui kohtud, nagu kõik teisedki, pidid COVID-19 pandeemia tõttu sulgema. Enamik kohtuid korraldas lõpuks virtuaalseid istungeid, et õigusemõistmine saaks jätkuda, kuid sellega kaasnesid ka omad ohud. Näiteks, mida ma sellega mõtlen? Süüdistatav Nathaniel Saxton logis sisse Michigani osariigis St. Josephi maakonnas toimunud kohtuistungile, kus talle esitati süüdistus narkootikumide tarvitamise vahendite omamises. Aishad lähevad kohe alguses peale väga valesti, kui ta ekraanile ilmub, sest tema Zoomi kasutajanimi on sobimatu. Tere hommikust, härra. Mis teie nimi on? Mina? Jah, sina. Jah. Nathaniel Saxton, sir. Sinu nimi ei ole 3000. Sa tobu. Login minu kohtusse sellise kasutajanimega. Miks? Ainult natuke. Tere. Mis loll logib kohtusse niimoodi sisse? Mis su nimi oli veel kord? Nathaniel Saxton, härra, aga ma ei usu, et ma midagi sellist kirjutasin. No, nii siin kirjas on. Miks? Ma olen
ja, see on lihtsalt, ja. Sa peaksidki. Ma panen su ooteruumi. Sa võid mõnda aega ootel olla ja mõelda, kuidas sa end internetis nimetad. Yeah, Nathaniel Saxton logis just avaliku kohtusaali ülekandesse sisse äärmiselt roppu kasutaja nimega. Tema näost oli siiski näha, et ta oli täiesti jahmunud sellest, mida kohtunik Jeffrey Middleton ütles. Ärritunud kohtunik viskas ta Zoomi ooteruumist välja ja kui Saxton mõne minuti pärast tagasi tuli, oli tal omamoodi seletus. Teie au. Jah, kui ma tohin seletada, siis minu õde oli see, kes mu Zoomi konto või midagi sellist seadistas. Aga see on minu iPhone'i sidumisnimi minu Bluetooth kõlariga, härra. See on meie omavaheline nali. See ei ole see, mida te arvate. Mul on piinlik, vabandan. Sulle ei peaks piinlik olema. Hästi, tuleme sinu juurde varsti tagasi. See on piinlik. Kui kohtunik lõpuks Saxtonini jõudis, ütles prokurör kohtunikule, et Saxtonit leiti süstal, mis andis positiivse tulemuse metamfetamiini suhtes. Ta tunnistas end süüdi ja talle määrati $200 suurune trahv. Kohtunik ütles ka, et Saxtonil vedas väga, et ta ei saanud kohtule lugupidamatuse ees süüdistust. Järgmisena läheme Detroiti kohtusaali, kus teine süüdistatav ilmub virtuaalselt. Ja kohe alguses tekib palju segadust. Tere hommikust teile, härra. Tere hommikust. Mis on teie teine nimi? Kas te saaksite palun oma mütsi eemaldada? Ja teie sai. Mis on teie teine eesnimi, härra Garner? Aro Earl. Ei. Ta on 130. numbri all kohtuasjade nimekirjas. Teie aukohus, ma usun. James Garner. Earl Garner. James E-R-R-O Earl Garner, eks? Jaa. Sa oled 130. numbri all kohtuasjade nimekirjas. Kui soovite auväärt kohus, võin ma kohe määratud kaitsele pakkumise teha, ta saab selle talle edasi anda. No, James Garner, kas sa näed kõiki neid juhtumeid, mis tal on? Ma näen ainult neid 4, mis on päevakorras. Või 5? Sul on rohkem. Tal on veel palju rohkem. Oogu. Sa tahad, et ma tuleksin alla koos sinuga ja teeksin kõiki juhtumeid hõlmava kokkuleppe pakkumise? Kui sa saaksid, palun. Olgu, ma olen teel alla. Härra Garner, kas soovite nende kohta pakkumise teha või soovite kohtusse minna? Ma tahaksin teada, mis süüdistused on. Olgu. See on Detroiti linn versus James Earl Garner. Kohtuasja number SP1100435, punktid 1, 2 ja 3, SP11695. Need on varasemad juhtumid, mis on aegunud. Väärtegu, kindlustus puudub, kindlustuse väärtegu, aitäh. Ja vale numbrimärgi väärtegu. Kõik neist karistatavad maksimaalse võimaliku karistusega. Kuni 93 päeva vangistust ja kuni $500 suuruse raatrahviga. SP1169507. Jah, see on palju süüdistusi ja rikkumisi ja kohtunik loeb need kõik ette, kuid ei jõua pärast seda eriti kaugele. Ja küll, alun end protokolli jaoks tutvustada. Sherika Harris, härra Garneri nimel. Härra Garner, palun öelge oma nimi protokolli jaoks. Kõigepealt, mul on paar asja. Sa pead kõigepealt oma nime ütlema. Sa pead kõigepealt oma nime ütlema. Odake hetk, Preili Harris. Odake hetk, Preili Harris. Ma arvan, et härra Garner peab end ise esindama. Kas mul on õigus, härra Garner? Milles ma ennast ise esindan? Ma mõtlen, ma olen segaduses, mis tegelikult toimub. Esiteks, kes esitab meid süüdistusi? See on see, mis mind huvitab. Michigani osariik, Detroiti linn. Olgu, kui see on nii, siis on olemas tavaõiguse põhimõte, mis ütleb, et kuriteo jaoks peab olema ohver. Corpus delicti. Riik ei saa olla kannatanud. Ja kui ohver puudub, ei saa olla ka kuritegu. Mis teha? Tahad sa teha? Ma palun oma nime sellest protokollist eemaldada. Aitäh. Kuidas soovite edasi minna, härra Garner? Teie?
lahendate selle küsimuse. Ma esitan tema nimel avalduse, et ta ei tunnista end süüdi. Määrake talle kautsjoniks $0. Kas määrama asja kohtuprotsessiks või ootan, kuni linn teile pakkumise teeb? Mida soovite teha? Noh, kohus pole isegi pädevust kindlaks teinud. Ma mõtlen, et kõigepealt tuleb pädevust kindlaks teha, aga seda pole tehtud. Kui pädevust vaidlustatakse, siis tuleb see kõigepealt lahendada enne, kui süüdistusi saab esitada. Hästi. Kas soovite selle kohta esitada taotluse, härra? Minu arvates tuleb kõik süüdistused tühistada, sest puudub kaebuse esitaja. Ja riik ei saa olla see. Ma ei kavatse kuulata, ma kavatsen. Kui see on teie taotlus, siis ma jätan taotluse rahuldamata. Olgu, me ei hakka nüüd edasi-tagasi vaidlema. Kas võtate pakkumise vastu või määrate asja kohtuprotsessiks? Kumba te soovite? Austusest öeldes selle jättamiseks peab olema kaebus esitaja ja riik ei saa olla kaebus esitaja. Kui mul on õigus õiglasele kohtuprotsessile, siis seadus ütleb, et peab olema ohver. Ja ma lihtsalt küsin, kes on ohver, keda ma vigastasin? Kas Detroiti linna Hanna osariigi kodanikud on ohvrid? Osariik ei saa olla ohver. Ja kui see nii on... Ma ütlesin, et Detroiti linna ja Michigani osariigi kodanikud on ohvrid. See ongi nii. Härra Garner. Härra? Garner. Kas me võiksime minna eraldi ruumi ja siis ma saan sulle võib-olla natuke nõu anda, et sind edasi aidata? Kas sa oleksid sellega nõus? Muidugi. Okei, suurepärane. Garner tuleb tagasi avalikule Zoomi koosolekule, kuid ta ei tee endiselt koostööd. Ja kohtunikul on sellest küllalt. Ma usun, et ta on valmis, teie au. Ta esindab end ise. Lähme Garneriga uuesti protokolli. Mida te soovite teha, härra Garner? Kas soovite kohtuprotsessi kuupäeva või soovite pakkumist? Need on tõesti teie ainukesed 2 võimalust. Olgu, kuna me oleme protokollis, siis kõik, mida ma küsin, on ettevõtte... Olgu, viimane kord, pea meeles. Kuula nüüd, nii hakkaks siit edasi minema. Kui sa ei vasta täpselt sellele küsimusele, mida ma küsin, siis ma kuulutan sind kohtule mitteallumise eest süüdi ja me liigume sealt edasi, eks. Tõuse püsti, härra Veimund. Nii et sa ütled mulle? Ei, härra Garner. Teile ei olnud lubatud siia sisse tulla. Kas see rikub? Stopp, härra. Piituts, härra. See on viimane kord, kui ma palun teil seadust järgida. Kas ma kuulen õigesti? Pikku korras. Ma küsin. Ma kuulutan härra Garneri kohtule mitteallumise eest süüdi. Ta rikub otseselt kohtukorraldust. Ma olen teda korduvalt palunud, et ta ei sekkuks ega lisaks sellele juhtumile mingeid isakommentaare. Ma olen andnud talle piisavalt aega kohtuküsimustele vastamiseks ja ta keeldub endiselt seda tegemast. Nüüd mõistan ma teid kohtule mitteallumise eest süüdi ja määran teile 30 päeva Wayne'i maakonna vanglas. Enne tähtaegse vabastamist ei tule. See tähendab siis, et kohus rikub minu õigusi lihtsalt sellepärast, et ma kaitsen end ise. Kas ma saan õigesti aru? 30 päeva Wayne County vanglas. Enne tähtaegset vabastamist ei tule. Kohtunik ütleb Gartnerile, et ta peab kohe vanglasse minema. Mul on küsimus. Ma ei vasta enam ühelegi su küsimusele. Ilmu täna Wayne County vanglasse. Nii et kohus rikub otseselt minu õigusi ja seadust. Kas seal maal me siis praegu olemegi? Kui sa nii tunned, soovin teile head päeva, härra. Olgu, nüüd oleme tagasi kohtunik Middletoni kohtusaalis, kus naine esindab end ise süüdistustes, et ta arreteeriti korduvalt arreteerimisele vastupanu osutamise eest. Rosalind Ray Keenan peab end ilmselt suveräänseks kodanikuks. Põhimõtteliselt on see liikumine, kus inimesed usuvad, et seadused neile ei kehti, eks. Põhiseadust muudeti selle algsest vormist ja mõned suveräänsed kodanikud sõidavad ilma juhiloata.
teised võivad vältida maksude maksmist ja sageli otsustavad nad end ise kohtus esindada, ehk siis minna pro se. Selles kohtuasjas on kohe selge, et Keenan kavatseb vaidlustada peaaegu kõik, mida kohtunik Middleton ütleb. Kohtuasja pealkiri on Rahvas versus Rosalind Ray Keenan. Süüdistus seisneb selles, et umbes 16. mail White Pigeoni külas takistas ja osutas ta vastupanu politseinikule ning juhtis peatatud juhiloaga autot. Vastupanu osutamine ja takistamine on nüüd kuritegu. Selle eest võib määrata kuni 2 aasta pikkuse langistuse. Ja peatatud juhiloaga sõitmine on liiklusrikkumine, mille eest võib määrata kuni 93 päeva vangistust ja kuni $500 rahatrahvi. See annab sinu liiklusregistrisse 2 karistuspunkti ja nõuab juhiloa peatamist. Keegi, kes on end tuvastanud kui Rosalind Keenan, on kohal ja ta soovis selle kohta rohkem selgitada. Anname talle võimaluse seda teha. Kuid prokurör David Marvin on siin ja ta esindab osariiki. Lubitš mul teilt uuesti küsida, kas te olete Rosalind Ray Keenan? Ma olen siin linna vandekohtunikuna pärimisasjas persona. Rosalind, sidekriips Ray Koolon Keenanite perekonnast, kasusaaja. Kas see on protokollis? Ja, kõik peab olema protokollis, nii et kõik salvestatakse. Tere, ma olen siin erikorras kohal. Ja ma olen vaba naine maal. Ma olen siin pettuse, ähvarduse ja sunni all. Ma olen eraisik. Rosalind sidekriips Ray Koolon. Ainus nimi, mis mulle anti, on see, mis on kirjutatud kõikides suurtähtedes. Polügraafi testi tohib teha ainult sel viisil, mis mul siin kirjas on, muidu on tegu võltsinguga. Kas sina tegid selle, et kohtunikule sõnum saada? See on see, mida ma mõtlen, aitäh. Hästi, ma võtan selle vastu. Aitäh. Hästi, ma arvan, et meil on siin õige inimene. Kui ta allkirjastas oma kautsjoni, kirjutas ta alla kui Rosalind Ray Keenan, Quick Bail Bondsi kasusaajana. Prokurör ütleb kohtunikule, et ta on teinud tihedat koostööd Keenaniga, et leida lahendus, millega kõik nõustuksid, ilma kohtusaali trikkideta. See ei läinud nii. Ma olen veetnud palju aega tema ja tema pojaga, kes on alati siin olnud. Ja nad on väga ausad ning heade kavatsustega. Aitäh! Ja ma arvan, et oleme jõudnud lahenduseni, mis minu arvates on õiglane. Ma olen selle välja pakkunud, ütlen selle ka ametlikult välja ja ainult aeg näitab, kas ta selle vastu võtab loodetavasti 2 sekundi pärast. Aga mida mina teeksin, oleks pakkuda süüdistust vastupanu osutamise ja takistamise katsest ning tühistada teine süüdistuspunkt. Ja ma paluksin kohtul määrata karistuse mõistmise kuupäev hilisemaks ning ma paluksin 6-kuulist tähtaega. Ja kui selleks ajaks ei ole uusi vahejuhtumeid õiguskaitseorganitega ega muid põhjuseid jätkamiseks, siis ma tühistaksin selle või teeksin seda igal ajal enne seda, kui ma leiaksin, et see on vajalik. Ja veel kord, pärast temaga töötamist ma ei arva, et see on selline asi, mis peab olema. Ma ei tahaks näha, et see jõuaks kõrgemasse kohtusse tema esimese raske kuriteona. Ma arvan, et ta on huvitatud eluviisist, mida ta ausalt püüab mõista. Aga ma arvan, et osaliselt selleks. Teda aidata olema. Just kui välja mõelnud selle plaani. Ta pakub võimalust vähendada peatatud juhtimisõiguse ajal juhtimise süüdistust. Jatam pakub võimalust tühistada raske kuriteo süüdistus ja vähendada see süüdistuseks, mida nimetatakse politseinikule vastupanu osutamise ja tema töö takistamise katseks. See on väärtegu. Selle eest võib määrata kuni aasta vangistust ja kuni $1000 suuruse rahatrahvi. Kas te saate sellest süüdistusest aru? Ei, ma ei saa aru selle valiku olemusest ega põhjusest. Härra Marvin, teeme lihtsalt eelistungi. Ma ei hakka temaga keerutama. Võib-olla oled sa selle lameda maa jamaga
rohkem kaastundlik kui mina. Aga kui ma pean vaidlema kõige üle, alates sellest, kes ta on, kuni selleni, mis süüdistus on, siis oleks lihtsam lihtsalt eelistung pidada. Põhjendatud kahtlust kinnitava vandetunnistuse põhjal oli tema käitumine täiesti ennekuulmatu, suure algustähega E. Ja seetõttu annan teile veel ühe võimaluse, Reili Kiinan. Härra Marvin nõustub peatatud juhiloa süüdistusest loobuma. Protokollis selgub, et teie juhiluba on Indiana osariigis peatatud ja teil ei ole kehtivat Michigani juhiluba. See on teile kasulik, see ei mõjuta teie sõiduõigusi. Vabandust, mida te ütlesite selle kohta? See on kasulik. Ei, enne seda Juhiloa kohta. Ta loobub sellest süüdistusest. Ja see ei mõjuta sinu juhilube siin Michiganis või Indianas, kui ta sellest süüdistusest loobub. Nii et ta pakub sellest süüdistusest loobuda. Ja see on kasulik. Ta pakub kuriteo süüdistuse vähendamist väärteoks. Ja see on katse vastu hakata ja takistada politseinikku. Kui soovite seda teha, saame sellega kohe tegeleda. Kui ei soovi, saame võtta ütlusi. Politseinikud on siin juba 3 tundi oodanud. Mida te soovite teha? Kas te palute mul kokkulepet sõlmida? Ma küsin teilt, kas olete valmis prokuröri kokkuleppe ettepanekuga nõustuma? Ma ei saa sellest aru. Härra Marvin, paneme lihtsalt esitusloendi peale. Tõsiselt, sa mängid mänge. Esiteks, sa ei tohi mind katkestada. Ükskõik, kas oled lame maapooldaja või mitte. Sa ei katkesta kohtunikku. Ma ei ole lame maapooldaja. Olgu aga selle hullumeelse jutu vastu, mida sa räägid, on mul väga vähe kannatust. Sul ei ole advokaati, mis teeb mulle muret, sest need süüdistused võivad viia sinu vangistamiseni. Ma määran sulle advokaadi. Sa pead mulle ainult ütlema. Aga sul on ka absoluutne õigus end ise esindada. Kas soovid end ise esindada või tahad, et ma määraksin sulle advokaadi, kes sind selles aitaks? Mul on õigus end ise esindada. See on nii. Ma ei usu, et see oleks sinu ametimande rikkumine. Mida teha? Kui sa täidaksid oma kohustust põhiseaduse alusel, sest ma otsin õiguslikku kavatsust, mitte nõu. Kas soovid, et ma määraksin sulle advokaadi või soovid end ise esindada? Kas ma võin küsida, kas see on tsiviil- või kriminaaljurisdiktsioon? See on kriminaalasi, mis näitab, et sul oleks vaja advokaati, kui sa ei suuda vahet teha tsiviil- ja kriminaalasja vahel. Nii et Kiinan on enda esindamisel üle oma võimete ja loeb ette osa teabest, mille ta on internetist leidnud kohtujurisdiktsiooni või selle puudumise kohta. Aga kohtunik parandab teda ja tuletab talle meelde, et talle pakutakse päris head kokkulepet. Ja just siis hakkavad ka asjad allamäge minema. Kohtuprotokoll näitab, et tegemist on kriminaalasjaga. Ja minu järgmine küsimus on, ma tean, et põhiseadus annab kohtule 2 tüüpi kriminaaljurisdiktsiooni. Üks on kriminaaljurisdiktsioon tavaõiguse alusel ja teine on kriminaaljurisdiktsioon mereõiguse või sõjatribunali pädevuse alusel. Põhiseaduse artikli 1, paragrahv 8, lõike 17 alusel. Millise neist 2 jurisdiktsioonist kohus kavatseb mind kohtu alla anda? See on Michigani osariigi seadusest tulenev jurisdiktsioon. See ei ole ükski neist asjadest, kaasa arvatud see veider admiraliteedi klausel, mida inimesed üritavad kasutada. See on kriminaaljurisdiktsioon, mille on volitanud Michigani osariigi seadusandja siin Michigani osariigis. Aitäh! Palun kandke kohtuprotokolli, et kohus kavatseb minu suhtes läbi viia kriminaalmenetluse seadusjärgse jurisdiktsiooni alusel. Aga see paneb mind imestama, ma pole kunagi kuulnud. Kriminaalmenetlusest seadusjärgse jurisdiktsiooni alusel ning põhiseaduses pole sellist jurisdiktsiooni kehtestatud.
ja ma saan jätkata, kui te näitate mulle, kust ma leian seadusjärgse jurisdiktsiooni alusel avaldatud tsiviilmenetluse reeglid ning kus on sätestatud selle asja olemus, alus ja jurisdiktsioon. On ülioluline, et mul oleksid avaldatud menetlusreeglid, et saaksin end õiglaselt kaitsta ja saada õiglane kohtumenetlus. Vastasel juhul tuleb see asi lõpetada ja ma sooviksin seda palun kirjalikult. Aitäh, see ei ole tsiviilmenetlus, see on kriminaalmenetlus ja kostja ei tule kohtusse ega näita end. Ütle mulle, miks mul on õigus seda teha. Teid on süüdistatud Michigani osariigi kriminaalseaduste alusel ja ma olen teile seda just ametlikult teatanud. Ma püüan praegu lihtsalt kindlaks teha, kas soovite end ise esindada või mitte. Nagu ma mainisin, on käitumine, mis on siin vande all antud avalduses või kautsjoni inforaportis kirjeldatud, täiesti ennekuulmatu, suure algustähega ennekuulmatu. Te võite väga hästi minna vanglasse üsna pikaks ajaks. Härra Marvin püüdis teile anda võimalust seda varianti vältida. Aga te raiskate meie kõigi aega selle asjaga, millel pole mingit juriidilist alust. Ma pakun teile advokaati, kes saaks tegelikult esitada juriidilisi argumente või teid selles osas nõustada või abistada. Aga meil on siin olnud mõned White Beachini politseinikud üle tunni tööl juba mitu tundi, nad ootavad ikka veel. Et te otsustaksite, mida te soovite teha. Ma pole isegi esimestel läbi vaadanud, kõigepealt pidime kindlaks tegema, kes te olete. See võttis palju rohkem aega, kui see väärt oli. Teiseks, ma püüan kindlaks teha, kas te soovite advokaati või mitte. Teil on taas õigus end ise esindada. Te soovite seda, kuid olete mulle näidanud, et te ei mõista seadust. Ja te olete ohus selle väärkäitumise eest vangistusse sattuda. Ma olen pädev ja enesekindel. Olgu. Hästi. Järgmine küsimus on, kas olete nõus vastu võtma härra Marvini kokkuleppe, et tunnistada end süüdi väärteo süüdistuses? Ma ei olnud veel lõpetanud sellega, mida tahtsin teile öelda, palun. Kas ma tohin? Aitäh. Tahtsin öelda, et ma ei usu, et see oleks teie ametivande rikkumine, kui te täidaksite oma kohustust põhiseaduse alusel, sest ma otsin seaduslikku kavatsust. Olgu, nii et mul on õigus enda eest esineda. Selleks, et end arukalt kaitsta, pean ma teadma, millise jurisdiktsiooni on see kohus tegutseda. Sest tavaõiguse jurisdiktsiooni all kehtivad tsiviilmenetluse reeglid. On väga erinevad tsiviilmenetluse reeglitest, mis kehtivad akadeemilistes või sõjaväetribunali kohtutes. Stopp. Me oleme sellest juba varem rääkinud. See ei ole tsiviilmenetlus. 6. parandus annab mulle õiguse teada, millist jurisdiktsiooni rakendatakse. Ja ma ütlesin sulle, mis see on. Ja see annab sulle kohustuse. Olgu, lõpeta. Kui sa mind veel kord segad, mõistan sind kohtupõlguses süüdi ja sa lähed vangi. Hästi, palun. Me räägime sellest homme kell 3. Ma leian, et te olete kohtu solvamise eest süüdi. Te lähete kohe vanglasse. Ja te oletegi. Ma istun siin, see asi lükatakse edasi, palun. Et mul oleks aega kasutada oma 6. konstitutsiooniparandusega tagatud õigusi. Nii et sa saad selle üle veel ühe öö vanglas mõelda. Palun tegele sellega kohe praegu. Ei, sa lähed vanglasse 24 tunniks. Ma tean, et sa ei taha vanglasse minna, aga sa oled selle kindlasti ära teeninud. Jätkame sellega, kui lugatu mul lõpetada. Räägime sellest homme kell 3 ja sa oled kohtu vastu lugupidavam. Ma saan esitada, ärge segage kohtutööd. Teie viited on mõttetud. Vabandust. Nii et võite koos ametnikuga minna, ma ei taha selle üle vaielda, viige ta siit ära, me arutame seda homme kell 3. Tõuse püsti ja vaati mulle otsa. Ma ei saa tema omadusi kätte, sest need on... Nad toovad need sulle, sa võid kõik paberid talle anda. Aitäh. Härra Marvin, ma ei tea, mis sul homme kell 3 on, ma ei tea, mis mul on, aga proovime homme uuesti. Õiglus võtab aega. Nüüd ma tean, mis toimub. Ja ma viin selle asja õiglase kohtuprotsessini. Neil ei ole veel kohtuprotsessi olnud. Õiglane kohtuprotsess. Me ei ole sinna veel jõudnudki.
jah, nii et Keenan peab veetma öö vangas kohtu vastu lugupidamatuse süüdistuse tõttu. Tema poeg oli samuti kohtusaalis ja tundub, et tahab oma ema tema juriidilistes probleemides aidata. See ongi kõik. Läbi, jah. Olemegi valmis. Kas ma võin midagi öelda? Ja. Ma ei usu, et ta üritas kohtu vastu lugupidamatu olla. Ta üritas kasutada oma õigust. Ja ma arvan, et see oli lihtsalt arusaamatus selles osas, kuidas ta saaks seda välja öelda. Noh, ma ütlesin talle, et ta lõpetaks, aga ta ei lõpetanud. Ja ta ei tea, mida ta teeb. Tal on vaja advokaati. Ja kui ta ettevaatlik ei ole, võib ta kohtu põlgamise eest 90 päevaks vangi saada. Seega arutame seda homme kell 3. Ja kui sa teda selles asjas nõustad, siis sa ei tee talle sellega mingit teene. Härra Marvin andis talle hea võimaluse, kus talle ei jääks süüdistust registrisse. Ja kõik, mida ta tahab teha, on selle üle vaielda. Ma lasen. Et see süüdistus või see märge jääks ikka alles. See võimalus on ikka olemas, kui ma räägin härra Martiniga, ma mõtlen. Jah, ma arvan küll. Sina ei saa teda advokaadina esindada, ma tean. Aga tema võiks. Jah, tema härra Marvin tahab, et see asi saaks läbi. Mine ka. Hästi. Aitäh. Järgmisel päeval on Keenan taas kohtunik Middletoni ees ja seekord lähevad asjad hoopis teisiti. Brady Keenan oli varem märkinud, et ta ei soovi advokaati ja tol hetkel ei olnud tema nimel advokaati. Prokurör David Marvin oli eile siin ning eile olid siin ka üks või mitu politseinikku, kes olid valmis tunnistusi andma. Me ei jõudnud eriti kaugele. Hakkasime üksikasju läbi käima, aga härra Marvin tegi kokkuleppe pakkumise. Ma ei taha seda korrata, Brady Keenan. Süüdistaja ei saanud kohtusaalis olla, kuid tema eelmisel päeval tehtud pakkumine kehtib endiselt. Ta käis täna hommikul läbi ja kinnitas mulle, et tema kokkuleppe pakkumine on endiselt jõus. Raske kuriteo süüdistuse tühistamine ja peatatud juhiloaga sõitmises vastutasuks kokkuleppe eest, et tunnistada end süüdi, katses osutada vastupanu või takistada politseinikku. Me rääkisime eile Brady Keenaniga. Leidsin, et ta pani toime kohtu vastu lugupidamatuse ja andsin korralduse ta vangi panna, mis ka tehti, ning nüüd oleme siin. Me püüdsime välja selgitada, kas ta soovib selles asjas mingit õigusabi. Nii et Brady Keenan, teil on endiselt samad kõhklused ja mured, mis eile. Kas see on õige? Aitäh. Minu arusaam on, et juhiluba ei oleks tohtinud peatada ja Indianas taastati see siiski. Kõik on korras. Noh, ta on nõus selle süüdistuse tühistama. Ma arvan, et sellepärast, sest ma näitasin seda talle. Hästi, no võib-olla küll. Ta ütles, et teil oli temaga mitu arutelu. Vaatame siis, kas me saame algusesse tagasi. Üks siin. Kas soovite, et advokaat aitaks teid selles asjas? Ma saan teile määrata advokaadi ja me saame määrata uue istungi. Ma ei taha teile advokaati peale suruda, aga ma arvan, et teil oleks advokaadist kasu. Oli selge, et ei saanud aru kriminaalasja ja tsiviilasja erinevusest ning teenisite kohtupõlguse eest endale päeva vanglas. Ma ei solvu, kui ütlete mulle, et soovite advokaati. Sel juhul määraksin selle asja 2 nädala pärast uuesti arutamisele. Nii et kui ma otsustan võtta advokaadi, siis on mul 2 nädalat aega ja täna rohkem midagi ei arutata. Õige. Nüüd võite nõustuda väärteo pakkumisega, mille härra Marvin täna tegi. Aga ma arvan, et teil oleks kasu sellest, kui advokaat teid selles aitaks. Sel juhul. Ma lükkaksin selle 5. juuliks edasi. See on 2 nädala pärast pärastlõunal. Tavaliselt oleks see teisipäeval, aga see on püha. See oleks 5. juulil kell 1. Kas ma pean ikka veel maakonna vanglas ootama? Räägime sellest. Ei, sa maksad $10 000 suuruse kautsjoni, kas sularahas või käendusega, kuid sa pole nõustunud sõrmejälgi andma. Niipea, kui oled nõus sõrmejälgi andma, saad vanglast vabaks. Vastasel juhul pead sa seal 2 nädalat istuma.
Hea küll. Kas soovite, et ma määraksin teile advokaadi? Ja kui ma määran, kui teie määrate advokaadi? Kaitseadvokaadid. Jah. Siin on sinu poeg. Hästi, ma määran sulle advokaadi. Millest ma arvan, et sul võiks kasu olla. Ma arvan, et võid seda hiljem alati öelda. Ma ei taha advokaati, aga praegu tundub, et sul on võimalus advokaadiga nõu pidada. Aitäh. Aga sind ei vabastata enne, kui oled läbinud registreerimisprotsessi, sealhulgas foto ja sõrmejälgede andmise. Vabandust. Ja, prua. Täna, ma arvan, et see oli täna. Või võib-olla sellepärast, et ma magasin palju igatahes. Nad registreerisid mind ja tegid minust pildi. Hästi, pilt on tehtud. See on piisav. Aga sa pead nõustuma sõrmejälje andmisega. Ma pean ikka veel sõrmejäljed andma. Ja sa saad ise otsustada, kas tahad seda teha. Kui ei taha, on see sinu otsus. Pean selle ära tegema. Kõik on korras. Sest ma hindan sinu pakkumist, aitäh. Tundub, et Kiinan õppis oma õppetunni. Vähemalt seekord. Aga nüüd, me ei saa teha episoodi suurtest kohtusaali hetkedest, ilma et räägiksime ühe süüdistatavast, kes kuulub pööraste kohtuprotsesside kõige kurikuulsamate süüdistatavate sekka. Ma räägin muidugi Darrell Brooksist, mehest, kes lõpuks mõisteti süüdi oma maasturi Waukesha, Wisconsini jõuluparaadile sisse sõitmises. Ta tapis 6 inimest ja vigastas 10 teisi. Ja kui tema tahtliku tapmise süüdistustega kohtuprotsessini jõuti, otsustas Brooks, et tema ainus võimalus on end ise kohtus esindada. Ma tõin need kastid üles. Mul ei ole olnud aega kõike seal sees läbi vaadata. Nagu näed, see on väga palju ja see on veel tagasihoidlikult öeldud väga palju. Nii et mul ei ole olnud aega kõike seal sees läbi vaadata. Ma improviseerin teie aukohus. Kohtuprotsessi 3. päeval oli Darrell Brooksi ja kohtunik Jennifer Darrow vahel sõbralik hetk, kui Brooks vabandas seni tehtud tempude pärast. Sooviksin kohtuda enda poolt vabanduse esitada. Seoses minu käitumisega eelmisel nädalal kohtuprotsessi ajal. Ma tahan lihtsalt, et kohus mõistaks, et praegu on väga emotsionaalne aeg, mitte ainult kogu kohtuprotsessi olukorra tõttu. Pered, kes peavad siin läbi elama kõike, mis selle kohtuprotsessiga kaasneb, aga ka minu enda pere ja mina ise on väga emotsionaalsed. Ja mitte, et oma tegusid õigustada, ma peaksin end palju lugupidavamalt üleval pidama. Mind ei kasvatatud selliseks. See on täiesti arusaadav. Ma arvan, et see on emotsionaalne kogemus kõigile, kes on sellega seotud. Ja ma hindan seda, et sa oled järele mõeldes mõistnud, et viisakus ja väärikus on kohtumenetluse oluline osa. Jah, aga see ei kestnud kaua. Tema arusaamatus nii kohtumenetluses kui ka seadusest põhjustas korduvalt protsessi häirimist. See tuleks korralikult lahendada juba enne, kui vandekohus saali tuled. Ma olen täiskasvanud mees, kellel on täiskasvanud lapsed. Mitte keegi ei räägi minuga niimoodi. Mitte keegi. Mul ei ole probleemi teha seda, mida sa palusid mu teha. Ära ütle mulle. Täpselt nagu siis, kui ma küsisin sinult asja alluvuse kohta, mida sa pole veel protokollis tõestanud. Aga kuidagi olen mina see, kes tahtlikult segab. Tule nüüd, mees, lõpeta. Lihtsalt lõpeta ära. Jerry tuleb välja. Olgu, vandekohtu jaoks. See ei hakka tööle. Brooks väitis sageli, et vandekohtule ei anta kogu vajalikku teavet otsuse tegemiseks, kuid kohtunik Darrow ei olnud sellega nõus. See ei ole vandekohtu suhtes õiglane. Neil on õigus kõike kuulda. Ma ei kavatse siin istuda ja lasta sul kohtuprotsessiga manipuleerida lihtsalt sellepärast, et sa ei taha vandekohtule tõtt rääkida. Härra Brooks, palun lõpetage. Ei, palun. Te segate korda. Sa oled lugupidamatu. Sa tahad alati leida mingi põhjuse, et öelda, et keegi segab korda, sest nad tahavad tõde avalikuks tuua. Mees, lõpeta ära. Sa peaksid. Ma annan sulle teada, et kui sa jätkad katkestamist, kaotad sa õiguse kohal viibida. Selle puhul, mille alusel, millise seaduse ja fakti alusel sa seda teha saad. Illinois versus Allen. Olgu, aga see neljas võimalus, mille sa välja mõtlesid, ei ole isegi seaduses kirjas.
Härra. Sest sa ei saa seda teha. Ma pean kehtestama määruse. Sa ei saa seda teha. Ei, sa ei saa. Hästi, ma vabastan kõik. Härra Brooks eemaldatakse kohtusaalist. Ta jätkab kõrval asuvas kohtusaalis. Kohtunik Dar eemaldas Brooksi selle protsessi jooksul mitu korda eraldi kohtusaali, et ta ei segaks menetlust. Kuid ta sai siiski jälgida, mis toimub. Mul on mikrofon vaigistatud. Žürii peaks teadma, et nad võivad süüdimõistmisest keelduda. Sa oled nüüd vaigistatud. Jah, oli kordi, kui Brooks võttis särgi seljast. Ta ehitas ka kindluse tõendikastidest. Ta vehkis kätega, et teda kaamerast näha oleks, aga keeldus kõrvaklappe kandmast, et kuulda, mis toimub. Ja kui ta lubati kohtusaali tagasi tulla, jätkas ta kohtunikule lugupidamatut vastuvaidlemist. Olgu, vandekohus tuleb tagasi ja ma hoiatan teid. Kui te selle teema uuesti üles võtate, peatun ma ja viin teid järgmisse kohtusaali. Vastuväide. Kas te kuulsite, mida ma ütlesin? Ei, ma ei kuulnud. Ma esitan sellele vastuväite. Teie au. Kas see erutab teid? Ma teen vastava märkuse protokolli. Lõpetage minu segamine. Vandekohus tuleb välja. Me jätkame seda kohtuprotsessi hoolimata teie korduvatest katsetest eile seda segada. Istuge maha. Eile üksinda, härra, 17 vahele segamist rääkimata võimalusest, mille ma teile andsin, kus te veetsite 15 minutit. Olgu arutades peamiselt kas ebaolulisi või alusetuid süüdistusi ja taotlusi, mis ei põhine seadusel ega faktidel. Ma olin eile teiega ülimalt kannatlik. Ja te ei ole ikka veel ühegi vale kohta tõendeid esitanud. Ükski neist pole vajalik, härra. Kuna te ei suuda oma uskumust, et see on seadus tõestada, ei muuda see seda tõeks. Herr Brooks. Ja hoolimata tema pingutustest end kaitsta, mõisteti Darryl Brooks süüdi kõigis 76 süüdistuses, sealhulgas 6 esimese astme tahtliku tapmise süüdistuses. Muide, vandekohus pidas enne selle otsuseni jõudmist nõu vaid mõne tunni ning kohtunik Darryl mõistis Brooksile 6 eluaegset vanglakaristust ja lisaks 700 aastat vangistust. Tead? Lisaks, enne kui ma selleni jõuan, olen ma oma 11 aasta jooksul kohtunikuna samuti pidanud kurjusega silmitsi seisma. Mõnikord, tegelikult sageli, teevad head inimesed halbu asju, aga on ka hetki, kui kurjad inimesed teevad halbu asju. Kurjusele pühendunud südamele ei ole olemas ravimit ega ravi. Lapsepõlvetrauma, bipolaarne häire, lapse füüsiline väärkohtlemine või isegi lapsepõlvetrauma. Ei põhjustanud Darryl Brooksi tegusid, mille eest talle täna siin karistus määratakse. Sellele kohtule on väga selge, et ta mõistab õigel ja valel vahet ning ta lihtsalt otsustab oma südametunnistust eirata. Teda juhivad viha ja raev. Kahjuks valivad mõned inimesed kurjuse tee. Ja ma arvan, et härra Brooks, teie olete üks neist inimestest. Emana murdub mu süda teie pere, teie ema ja teie vanaema pärast, selle poja pärast, kelle teie ema üles kasvatas ja selle lapselapse pärast, keda teie vanaema tundis. Lootused ja unistused, mis neil olid teie elu suhtes. Nad on läinud ja ma arvan, et neil on võib-olla palju lihtsam süüdistada vaimuhaigust, kui oma poja tegeliku olemusega silmitsi seista. Tegi väga halbu asju, väga halbade motiivide tõttu. See on kõik, mis meil praegu siin Sidebaris teile pakkuda on. Suur tänu kõigile, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis ja minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord. Kõigile head aega!